Me räägime nüüd natukene autost, mille kohta võib öelda, ja mitte liialdusega, et seda autot on kaua oodatud. Me olime kevadel salongis, auto oli olemas, aga lugu jäi meil tegemata tookord. Miks? No nii, nagu te näete, nüüd väljas on hilissuvi ja see auto ongi kohal väikese viivitusega, aga tänasel päeval paraku autotööstuses sellised viivitused on muutunud suhteliselt tavaliseks, nii et ikkagi aastanumber, kui me oma Mustang Mach-E'd kätte saime, on ikkagi seesama. Nii et nüüd novembri alguses ongi meil äsja saabunud Eestisse tosinkond täiesti uut Mach-E'd, mis on kõik tänasel päeval infoautos saadaval. Kõik on üles loetletud meie veebipoes ja kes seesse mees saab kohe selle osta, kohe kätte, ei mingit ootamist. Need on siiski erinevad mudelid ka olemas, et ei ole päris nii, et on üks varustustase ja nii on. Jah, et meil on nad teatud variatsiooniga hinnavahemikus 80–90 000 tänasel päeval need, mida e-post osta saab. Kõige vingem nendest on loomulikult Mustang Mach-E GT ja teised on siis Mustang Mach-E Premium, AVD ja nii-öelda selle extended ehk suurendatud akupakiga, mis võimaldab läbisõitu kuni 600 kilomeetrit. No eks see hind sõltubki sellest suure tõenäosusega, kas 4 vedu ja kui palju sõita saad? Jah, meil valdavalt kohal olevad autod ongi kõik 4-veolised ja suurema akupakiga. Nagu Eestile kohane, siin on vahemaad on kauged, ühest laadimispunktist teise ja inimestel kindlus suurem siis. Hästi suur on sees ekraan ja hästi pisike juhi ees olev ekraan. No, oleme aru saanud, täna kõik sinna poole liigubki. Nii on jah, et kui võtta nii, et mis andmed juhil otse silma ees peaksid olema, et siis need ongi sinna juhi ees olevale ekraanile koondatud ja ütleme navi ja meelelahutus, lisavarustuse lülitamine, see on siis kõik see, mis suur hiiglaslik super iPadi meenutav ekraan pakub. Ma tuleks korra tagasi selle Fordi äppi juurde, sest täna on see ülioluline ja see on ka müügiargument, sa saad autot panna toast sooja ja nii edasi, sul ei ole vaja autovõtmed füüsiliselt taskusse, kas see Fordi äpp kinnitab selle kõik? Jah, Ford Pass on nii nagu teistel Fordi sõiduautodel on loomulikult ka Mach-E varustuses. Sellega saad näiteks vaadata, kui su pereliige on parasjagu autoga kuhugi kaugemale sõitnud, et millise supermarketi parklas selle üles võib leida. Uksed kinni lahti, auto sooja ja kõik need on olemas. Jah, kõik tavapärane asi. Elektriauto puhul ainult teda käivitada ei saa kaugelt, et see käib niigi lihtsalt. Me käivitame ta, me läheme Kairiga sõitma kohe ja vaatame, mis me siis sellest autost arvame. Kui me räägime sellisest autost nagu Mustang, siis ma ei tea, siin ei olegi nagu mitte midagi öelda. Ja. Mina selline Fordi usku inimene Fordist tulnud, siis... No sul praegu Ford. No just, ma ju väga nüüd tean, mida ma tahaks endale järgmiseks saada. Ja. Aga vaata, Mustangi inimesed räägivad seda, et ikkagi selline, ma ei tea, 5 liitrit mootor ja bensiinihais üle pea ja kuidas sa nagu selle endale ilusaks räägid? No need, kes on elektriautoga sõitnud, need saavad aru, et selle elektriauto minek on lihtsalt nagu nii hea. No ma arvan, et see on üle pika aja selline mõnus üllatus, et esiteks Ford on ju nüüd üle 55 aasta esimest korda tuli välja elektriautoga üldse ja kohe siis selline ops, aga peab tõdema, et see auto on nagu nii äge, vähe sellest, et tõesti välimus, millest me rääkisime. Need nutikad lahendused, et sa saad ka ust avada nii, et sul on selline väikene, pisikene äärekene, kus sa vajutad nuppu ja ta tuleb lahti tagapool üldse linke, et selliseid hästi palju lahedaid detaile, mis nagu selle auto veel ägedamaks teevad, loomulikult välimus. Jaa, aga tead, mida selle auto juures on nii palju neid väikesi kiiksukasju, muuseas, kõige suuremad kiiksukasju ma näitan sulle pärast, usu mind, sa ei saa aru, mille jaoks selline asi on olemas, aga kõik need väikesed nõpsud, nagu sa just rääkisid, uste avamine sellisest nupust, siis on olemas veel vanad head koodid, mida sa saad uste kõrval seal B-piilerist nendele panna. No ma kardan, et seda ei tee mitte keegi, kellel just väga igav ei ole. Ja ka täpselt see, et sul on see pisikene paneel ja siis suure peal on kõik asjad. See on nagu nii äge. See Ford on tehtud nagu, mina ei tea, see ei ole nagu Fordilik Ford. Sa oled Fordiga sõitnud, ütle, mis siin nagu Fordilik on.
no ilmselt see selline stiilne, tuus, äge välimus on selline Mustangile omane ikkagi. Pluss see, et tegelikult on siin hästi palju ruumi. Ta on hästi ruumikas, isegi kui sa istmed alla klapid, siis nad lähevad täiesti sirgeks, et kui sul on tõesti vaja midagi siia veel mahutada, pluss see üliäge panoraamkatus, millel on siis ka see infrapunakaitse, et kui sul päike lagi pähe paistab, et siis sul autos ei lähe saunaks, et selles mõttes siin on nagu ma ei tea, see lihtsalt on, no Mustang on Mustang, ega siin ei ole nagu mitte midagi öelda. Et kui me võtame nüüd selle auto kõik kokku, et tal on peal kõik juhiabisüsteemid, on ju, mis üldse võivad olla, no mille jaoks, ma ei tea, kokkupõrk, ühesõnaga, need on kõik olemas ka teistel autodel suure tõenäosusega enamustel, ega sa neid enam peale ostma ei pea. Tal on hästi palju väikesi kiiksukasju uste avamisest selle koodini välja. Tal on megasuur infopaneel siin keskel, pisikesed andmed juhi jaoks tema nina ees. Ta on suur auto, ta on ilus auto, ta läheb hästi edasi, temaga saab väga kaugele sõita. Ma ei kujuta ette, mida veel elektriauto puhul nagu peaks välja tooma ja loomulikult on see äpis nii-öelda auto juhtimise võimalus. Sa saad autos sooja panna meie kliimas, on oluline. Nii et meie soovitame, jah? Absoluutselt. Nii, Kairi, ole hea, tule tees, jah, sa tegid juba lahti kapoti, teed täitsa lahti, ütle mulle, mida sa näed siin nagu teistmoodi tavaauto puhul, et vaata vähe ringi, ütle mulle, mis sa siin näed teistmoodi. No hästi suur ruum on siin. Jah, ei, vaata ühte, no okei, mõtle sulle ära, vaata ühte nuppu. Siin see mingi põgenev inimene või mees või keegi. Just, mis sa, ja, vajuta sinna peale, midagi ei juhtu. Käib siuke piuks, näed, vaata, mis siit käib. Saad aru nüüd? Et kui sa mehe siia kinni paned, siis ta saab siit ära põgeneda. Ja kui keegi ronib siia, no ma arvan, väike laps mahub siia ära küll vabalt. Väike mees, ja. Siis ta saab siit seest välja. Vot see on ameeriklaste poolt välja mõeldud asi. Uskumatu. Absurd, aga ta on olemas. Vot nii.